Paluks 8 minutit. 3 minutit lisaks. Lugupeetud kolleegid ja Eesti rahvas! Te kindlasti mäletate ajaloos sellist organisatsiooni, nagu oli Gestapo. Gestapo tegeles inimese jälitusega, vanglasse toppimisega, koonduslaagrisse tapmisega. Teine alternatiivne teisel pool piiri, NKVD Nõukogude Liidust. Täpselt samad tunnused, totalitaarne jälitumine, inimeste äraviimine. Sinna vahepeal jäi Saksa Demokraatlik Vabariik oma Stasiga. Ja nüüd, head kolleegid, head Eesti rahvas, on siis Riigikogus loomisel samuti analoogne organisatsiooni loaga ettevõte, millel on väga huvitav nimi RAB, Rahapesu Andmebüroo. Huvitaval kombel on vene keele tõlkes sellel nimetus ORI. Kas see ORI tähendab siis seda, et isikud, keda siis jälitatakse, või siis on tegemist lihtsalt lühendiga? Aga miks ma julgen sellise kategoorilise väite välja öelda, kuigi Urmas Reinsalu ütles hetk tagasi siin puldist, et ta ei näe totalitaarse ühiskonna teket. Mina ütlen, et mina näen. Ja see on juba ka toimunud. Ja teate miks? Küsimus on selles, et see seaduseelnõu annab andmebüroole võimaluse 11 registris panna kokku masinloetav andmebaas, et sõeluda välja võimalikke rahapesule viitavaid mustreid. Tegelikult on see juba lubamatu, sest see on riigi sekkumine privaatsusesse. Sellesama rahapesu andmebüroo saaks eriregistritest anonüümiseeritult ja plaanitav seadusemuudatus paneks paika, millal võib need nii-öelda personaliseerida. Ja ma ei lähekski ennem edasi, kui ma tooksin sisse siin praegu kriminaalmenetluse seadustiku olevad normid. Sisuliselt on tegemist praegu jälitustoiminguga. Ja mida siis tähendab sõna jälitustoiming? Jälitustoiming on isikuandmete töötlemine seaduses sätestatud ülesandede täitmiseks eesmärgiga varjata andmete töötlemise fakti ja sisu andmesubjekti eest. Ehk siis me oleme kõik potentsiaalsed kurjategijad siin Eesti Vabariigis, sest see on jälitustoiming ja seda kasutatakse vajadusena koguda teavet kuriteo ettevalmistamise kohta selle avastamise või tõkestamise eesmärgil. Vot niimoodi, täiesti seaduslikult kriminaalmenetluse kaudu oleme me muutunud anonüümseteks subjektideks, keda võib aga siiski personaliseerida, kui tekib vajadus. Meil on juba olemas konkreetne näide sellesama numbrituvastuskaamerate tehisintellekti osas. Meile ajatakse siin udujuttu, et me ainult siin otsime tapjaid, vägistajad, kadunud isikud. Tühjagi, meile ajatakse udu siin. Ma tean 4 isikut vähemalt, kelle osas on sedasama numbrituvastuskaameraid kasutatud tunduvalt hiljem selleks, et talle teha etteheide mingisuguses kuriteos. See on totalitaarne ühiskonna tunnus, härra Reinsalu. Vaielge vastu, kui ei taha. Kui tahate vastu vaielda, siis vaielge samuti. Mis mind häiris selles eelnõu ettekandja, lugupeetud Maris Lauri, ütles, et tavalise inimese tavalisest tehingust ei teki rabil ehk orjal mingisugust andmestinku. Mingisugust teadmist juhul, kui ta ei tee sularahaga väga suuremahulist tehingut, kui keegi ei lähe ostma 100 000 eest endale korterit. Okei. Mina loen põhiseadusparagrahvi
ja ütlen niimoodi, 32 ütleb, et omand on puutumatu. Raha on minu oma, miks ma ei või minna ostma oma asja, kui ma tahan? Mis siin riigis toimub? Varsti võime ainult 100 eurot kasutada ilma pangaloata või? Tegelikult on see eelnõu põhiseadusega vastuolus. See on ebaseaduslik jälitustegevus ja rikutakse põhiseaduse paragrahvi õigust vabadusele ja isiku puutumatusele. See on totalitaarse ühiskonna aedikusse sisenemine. Uks on veel lahti. Äkki saame välja, kui me hääletame selle jama siit saalist maha. Aitäh! Aitäh!